sel korral siis Fine Visualis meil on üsna levinud auto Eestis, Škoda Karoq. Ei ole kõige suurem Škoda, ei ole ka kõige väiksem Škoda, et meil on ju lisaks Karoqile on siin Kamiq, Kodiaq, Enyaq, igasugu jakid ja akid. Et see on siis ütleme niisugune keskmine linnamaastur neil. Aga selle auto puhul siis üldiselt ta on niisugune üsna natukene erilisem kui tavaline Karoq, et tal on ikkagi nelikvedu, DSG käigukast ja võib-olla juba siit läbi esiklaasi on näha, sisu on ka natuke teistsugune, et sellel autol on siis Style varustuspakett. Salongis juba siis saab lähemalt vaadata, mida see endas hõlmab, et ei ole niisugune tavaline Karoq, et esimest korda, kui ise seda autot nägin, siis tõesti peale vaadates ta ei taha üldse kuidagi halva, aga lihtsalt tavaline Škoda. Aga uks tehti lahti, siis mõtlesin, et okei, see on huvitav, selle pean videosse saama. Aga nagu öeldud, siis nelikvedu, nemad ütlevad selle kohta 4x4, 2-liitrine turbodiiselmootor, 110 kilovatti, auto ise ei kaalu suurt midagi, 1,5 tonni on tühi mass, et ka see 110 kilovatti, mis seal on, see liigub ta täiesti ilusti edasi teda. Ja see diiselmootor peaks ka olema üsna lollikindel, samuti see DSG käigukast, et ta teeb siuksed käiguvahetused, teeb siuksed enam-vähem sujuvaks, et madalatel pööretel võib-olla natuke jõnksutab, aga muidu on täiesti tipp-topp. Et vaatame, mis seal salongis lähemalt siis ennast peidab ja vaatame, kuidas ta sõidab ka. No nii, nüüd siis selles Karoqis sees, salongis. Salong on selle auto puhul asi, mis mind täitsa üllatas heas mõttes, et kõik see täisnahast istmed, muidugi võib-olla päris nahk see ei ole, aga siiski väga ilus salong on siuke ikkagi täiesti teistsugune, kui ta üldiselt on. Ja rääkides siis natukene siuksest erilisemast salongist ja siuksest malbest välimusest, siis Bright on kindlasti, ma arvan, võrreldav, et siuke üsna ergas, siuke eriline välimus, aga samas maitselt on ta üsna siuke mahe, et ta ei ole siuke nagu teised energiajoogid, siuke pealetungiv ja siuke üleoleva maitsega või siukse liialt siukse, ma ei teagi, suhkruse või liiga vänge maitsega, et ta on siuke, ütleks siis siuke natuke tagasihoidlikum, et see maitse pigem on seal gaasis. Seekord on siis Blood Orange. Jah, tõesti. See on üks mu lemmik tegelikult. Et üldiselt miks mina Brighti tarbin, on see, et ma tarbisin kohvi, tarbisin energiajooki üldiselt ja Brightis mulle meeldib see, et tal ei ole lisatud suhkruid. Kõik maitsed, kõik asjad on naturaalsed ja seeläbi tegelikult ka ei riku siis enda tervist nii palju, kui seda tarbid. Ja see energia peale tulek on ka siuke mõnus sujuv ja ta püsib üsna kaua, et ei ole siukest crash'i kohe peale seda. Ja ma ütleks et üldiselt kui vähegi tarbite energiajooki, siis ma usun, et see on hea asi, mida võiks proovida. Ja lisaks, kui teete trenni, siis igas Brighti purgis on circa 15 grammi proteiini ka sees. Seega kindlasti mine vaata järgi, brightrings.com, /Vine, all kirjelduses on samamoodi link olemas. Aga nüüd auto juurde tagasi. Seesama käetugi, mis siin on, see mulle jõhkralt meeldib. Käib edasi-tagasi, üles-alla. Tegelikult siin on ruumi päris palju. Siin on ka mõned automahniku asjad. Samuti on siin väikene laegas. Siin on eraldi ka kinnihoidmiseks kohad, et ikkagi Karoqiga maastikul lähed, siis sa kinni hoida kusagilt off-road pill nagu ta on. Lisaks on siin üleval väikene sahtel, kuhu saad näiteks enda jänku panna. Why not? Ja muud jama seal hoida. Samuti on siin üleval siis ka päikeseprillide jaoks koht, et siukseid laekaid ja kohti on päris palju ja ka uksesahtlid on tegelikult hästi mõnusad suured, et siia mahutab ka pool elamist ära. Kindalaegas on üsna suur ja kogu salong tegelikult ongi nagu Škodal omane siuke funktsionaalne, üsna kergesti kasutatav, eriti sellel mudelil, kuna kõik asjad on ilusti ära tähistatud, mis midagi teeb, sul on reaalselt füüsilised nagu nupud, rullikud, mida sa keerata saad, kõik istmesoojendused, värgid on kõik on füüsilise nupuna, et sa ei pea uuemates Škodades on läbi ekraani minema kuhugi alammenüüsse, et sealt, ma ei tea, reguleerida temperatuuri, et ei, sul on siin rullik, sul on siin nupp ja nii on. Et minul isiklikult see väga meeldib. Et tänapäeval võib-olla praegu uutel autodel on see natukene liiga ekraanisiseseks läinud, sest kui me ikkagi üritame hoida rohkem silmi tee peal,
siis ma arvan, kõik nupud ja asjad on tegelikult väga-väga olulised, et sa reaalselt tunned, mida sa vajutad, sul on lihasmälu, mitte et sa pead minema 4 alammenüü kaudu kuhugi, ma ei tea, kliimapaneeli. Aga ja, see selleks läks natuke pikaks, see ränd ekraanide koha pealt, et jah, ma ütleks, et mulle see väga meeldib just sellepärast, et ta ongi lihtne, ta on kasutajasõbralik, ta on mugav ja kõik on üsna nagu selgelt loogilises kohas. Ja no sellel autol eraldi on siis veel ka pimenurgandurid, tal on olemas disainsoitud püsikas. Taga on samuti üks väga huvitav lisa, mida isegi minu autos ei ole, kuigi minu auto on siis isegi 2 aastat uuem. Et ja, ma ütleks, et esiistmetega ma olen väga-väga rahul. Lähme vaatame, kuidas taga on. No nii, nüüd tagaistmel. Samuti nahksisu jätkub. Üks asi, mida ma panin tähele, mis natukene tõmbab selle sisu alla, on see, et tavaliselt ma võtaks siit käetoed ja tõmbaks alla, aga seda pole. Veits kurb, aga üldiselt ja. Ma ütleks, et taga samuti istmed tegelikult on mugavad. Nad on üsna mõnusad siuksed, ütleme siis chill asendis. Sul on seljatuge mõnusad nagu allpool, et sa saadki mõnusalt lebotada siin põlveruumi. Sellises asendis väga palju ei ole. Põlve vastu esiistet, et ees siis iste nagu alati minu istumispositsioonis 1,82 m olen mina pikk. Et kui nüüd sirge seljaga istuda, siis seda põlveruumi on täitsa omajagu. Ilusti käed mahuvad vahele ja samuti jalgadega on ka, saad ilusti jalad ette välja sirutada, et nagu jalalabadel ei ole ka väga probleemi. Taga ukseabad on natuke pisemad ja siin on siis juba ees oli, ütleme siis see ukse või akna juures see materjal oli selline mõnus soft touch, siis taga on ta juba natuke karedam, et ta ei ole mitte midagi hirmsat, ses suhtes arusaadav ka, kui kõik siin oleks selline soft touch, nahk ja nii edasi, siis see auto oleks oluliselt kallim, siis ta ei oleks võib-olla enam Škoda, siis ta võib-olla oleks pigem juba Audi. Aga ja, üldiselt võib öelda, et see istumispositsioon on päris selline kõrge, päris ilusti näeb üle ja esimese istme ja samuti ka ilusti siit põlvede alt mul ta toetab. Ja üks lisa, mis siis näiteks minu autol isegi ei olnud minu arust valikus, isegi taga on istmusandused. Päris huvitav lisa siis Karokile, et jah, okei, ta on pereauto, aga poleks arvanud, et isegi sellel autol on olemas taga istmusandused, mis on võib-olla ta ei ole nii väga vajalik, aga samas jällegi nice to have. Et kui sul taga näiteks lapsed istuvad siin talvel, siis panevad istusanduse tööle ja jumal mõnus, mugav. Ja ma ei mäleta, millal ma viimati nägin eraldi siis nii-öelda, ma oskagi öelda, ei ole nupuna need tuled, vaid on eraldi siukse nii-öelda eraldi valitsana, eraldi siuke rullik justkui. Et see on päris huvitav lisa, eriti arvestades, et mis lisa? Huvitav lahendus, eriti arvestades, et ees tegelikult on ta nuppudena olemas. Et siuke, jah, omamoodi naljakas siukene lahendus. Aga toimib ses suhtes. Ruumiga ka tegelikult taga, ütleme, seda on päris palju. Aknad on üsna suured, kuigi kui nüüd sirge seljaga istuda, siis on siuke tunne nagu nii-öelda lagi tuleks juba siin ette, kuigi tegelikult laeni on ruumi päris palju. Et ma ütleks jah, et siuke mõnus pisem siuke linnamaastur / pereauto, et jah, eriti selle sisuga mulle see väga-väga meeldib. No nii, ja ega jällegi tegelikult ei ole tegu suure autoga, juba siit, kui ma nüüd auto kõrval seisan, ma näin ilusti ületast, ei ole ta nagu väga pikk, ei ole väga kõrge, aga tegelikkuses see pagass, üldiselt see ava on üsna suur ja mulle meeldib see, et see pagassi osa läheb ka siis allapoole. Et on üsna sügav, ta on üsna lai, jah, okei, ta ei ole nüüd kõige pikem nii-öelda sügavuse mõttes, aga samas jällegi sa saad ilusti istmed alla laadida ja siis juba mahuvad asjad ilusti ja ma praegu vaatan, et siin tegelikult kogu see keskmine iste on justkui siis käetugi, sest et siin on sisse tehtud ka need topsihoidud. Ehk siis, kui ma tagaistmel ütlesin, et käetuge ei ole, siis tegelikult on olemas, lihtsalt vähe teistsuguse lahendusega. Et siin jah, siis võib-olla tulevad jälle need Škoda Simply Clever lahendused ja eraldi on siin tagurduskaamera jaoks ka puhastustüüs olemas. Et jah, ma arvan, et nii mõnelgi autotootjal tegelikult on üht-teist õppida sellelt, et kui isegi Škoda Karokile saab siukest asja panna, siis ma arvan, et ei ole väga põhjust, miks teistele kallimatele autodele seda ei saaks panna. No vaatame siis, kuidas see Karok meil sõidab. Et üldiselt jah, nagu mainitud sai, siis nelikvedu, DSG käigukast, 7-käiguline, 110 kilovatti, 2-liitrine turbodiisel siis.
päris, ütleme, mõnus siuke sujuv tänu käigukastile ja üsna pehme ja samal ajal siis, kuna ikkagi tegu on, ütleme siis siukse linnamaasturiga, siis see istumispositsioon on ka ikkagi võrreldes tavaautodega ikkagi natuke kõrgem. Või võrreldes siis sõiduautodega. Et ma ütleks, et tegelikult siuke päris mõnus kombo. Et praegu õues meil on 2 kraadi, sai siin väga pikalt filmitud õues tuule käes ja oli ülikülm. Nüüd istuki siia autosse, saab mõnusad nahkistmed, paned istmesoojenduse. Lisaks on roolisoojendus, mida ei ole ei minu ega Saamo autos. Et jah, väga-väga üllatav auto. Iga hetk ikkagi, kui natukene selle autoga nagu aega veedad, siis avastad jälle midagi uut ja huvitavat. Et ainus asi nüüd, kui maanteel sõitsime, siis oli kuulda tuulemüra just nendest peeglitest, sest tõesti need peeglid selle auto kohta, mina ütleks, et on natuke liiga suured. Aga samas jällegi, kui on üritatud tekitada seda nii-öelda maasturi muljet, siis need suured peeglid justkui käivad selle juurde. Aga jällegi see peeglitest tulenev tuulemüra ei ole mitte midagi sellist, et nüüd selle autoga ei kannata sõita. Et ilmselgelt tegelikult üldiselt kogu see kombo ja kogu see pakett, mis siia on kokku pandud, on minu arust väga tipp-topp ja samas jällegi ongi, kui sa vaatadki endale Karokit, siis sa ei otsi mingit sportautot, ehk siis tegelikult siin ka see 9 sekundit 0-100, mis sellel on, ei ole tegelikult väga oluline. Kütusekulu on täiesti mõistlik, keskmine kütusekulu on circa 6 millegagi. Et igatipidi tegelikult siuke inimesele, kes võib-olla otsibki lihtsalt mõistlikku siukest igapäevasõidukit ja selle auto puhul siis tegelikult ka päris head varustust, sest tõesti, nagu ma paar korda öelnud olen, mind see varustus väga on üllatanud selle auto puhul. Et väljas tegelikult tavaline Karok, seest juba natukene siuke luksuslikum, et pigem ma ütlekski, et isegi siuke teeb silmad ette nii mõnele kallimale autole tegelikult enda varustuse koha pealt. Ja siuksed autod tänapäeval hakkavad, ma pakun seal äkki mingi 15 000-st, et see auto on see 2019 läbi sõitna 170 000, mingi kräginaid ei ole, sõidab jumal ilusti, rool hoiab ilusti otse, et täitsa siuke üllatav, aga samal ajal, kui jällegi mõtled, et on Škoda, siis ei saa olla väga suur üllatus, et ta reaalselt sõidab ja toimib, et teed ilusti hooldused ära, nii nagu on ette nähtud ja ma arvan, et see auto sõidab veel oma jagu veel. Nii, Škoda Karok 4x4. Mis ma arvan sellest autost? Üldiselt päris huvitav masin on. Ses suhtes väljast jällegi, nagu öeldud, sai täitsa tavaline Škoda. Ses suhtes kõik on siuke eelmise generatsiooni Škoda omane, kõik need tulede disain, kõik need väljadisain, üldiselt siuke üsna mõnus sujuv siuke kere, et ei ole mitte midagi siukest ülemäära hulluks mindud. Ja see ongi Škoda põhimõte, et ongi nii-öelda suuresti siis igaühele sobilik auto. Nii kaua, kuni sa nüüd vaatad siis salongi. Et salongis tõesti, ta on ikkagi oluliselt erilisem, kui on lihtsalt täiesti tavaline Škoda Karok. Ja kindlasti sellel autol annab juurde siis seesama nelikvedu, siis seesama DSG käigukast ja tegelikult ka see mootor, mis on suhteliselt ühtlane ja üsna kütusesõbralik. Et ma arvan tõesti, kui otsidki endale siukest suhteliselt töökindlat igapäevaautot, siis just Škoda ja üldiselt võib-olla Karok võiks olla tegelikult see, mille poole vaadata. Aga kui ka sina soovid, et sinu auto oleks Vine Visual videos, siis kirjuta vine.visual@gmail.com või siis sotsiaalmeedias vine.visual. Ära unusta endale ka Brighti purk vaadata, brightrings.com/vine ja samuti siis tegelikult mine loputa nüüd ilusate ilmadega, pese ise enda auto ka puhtaks. Aga näeme juba järgmine kord. Tšau, plau!